2. aprill 1988 Franklini maakond, Põhja-Carolina. Ivan Maguire hüppab välja Twin Beachi lennukist 10 500 jala kõrgusel. See polnud algaja. Seda on selgelt näha sellest, kui sujuvalt tema kiivrikaamera jäi 2 inimese peale, kes olid temast kõrgemal, isegi kui ta 1000 jalgu õhus vabalt langes. Kõik tundub normaalne, tema kiivrikaamera salvestab. Paar tema kohal jõuab soovitud kõrgusele, avab langevarjud ja hõljub minema. Nüüd on tema kord. Ta sirutab käe parema puusa juurde, et tõmmata avamisnööri. Näed, kuidas tema vasak käsi ilmub kaadrisse. Ta tõmbab koti välja, aga midagi ei juhtu. Professionaalne langevarjur, kes kuidagi unustas oma langevarju. 16 eliitsukeldujat, kes uppusid. Mõrv ilma mõrvarita. Ja 46 inimest, kes hukkusid pähklikoore tõttu. Need on 6 kõige hullemat langevarjuõnnetust inimkonna ajaloos. Tere tulemast ekstreemsesse maailma. 2. aprill 1988 oli kõigile Põhja-Carolina Franklin County langevarjukeskuses tegutsejatele kiire päev, sealhulgas 35-aastasele telekommunikatsioonitöötajale Ivan Maguire'ile. Ivan oli mees, keda haaras langevarjuhüped, olles 1988 aastaks teinud üle 800 ametliku hüppe. Tema eesmärk oli saada Ameerika parimaks langevarju fotograafiks. Ja see polnud sugugi lihtne ülesanne, sest langevarjuhüppe filmimine 1988 aastal oli tohutult keeruline protsess. Tol ajal polnud olemas GoPro kaameraid, mida oleks saanud lihtsalt kiivri külge kinnitada. Oma võteteks kandis Ivan spetsiaalset varustust. Suur kobakas videokaamera oli kiivri külge kinnitatud. Jämedad kaablid jooksid mööda keha alla ning raske akupakk oli otse selja külge kinnitatud. Rakmed, mis seda varustust paigal hoidsid, olid risti üle tema rinna ja õlgade, täpselt nagu langevari. See töö ei olnud ohtlik ning Ivan oli perfektsionist. Just sellepärast oligi ta veel 2. aprillil kohal. Ivan lõpetas tavaliselt töö keskpäeval, kuid tol päeval jäi ta kuni 2:30, püüdes oma filmimisoskusi täiustada. Ta oli sel päeval juba 2 hüpet probleemideta teinud ja polnud põhjust arvata, see hüpe tuleb teistsugune. Plaan oli lihtne. Ivan hüpaks lennukist välja ja talle järgneks tandemina instruktor ja algaja õpilane, kellel oli esimene hüpe. Ta langeks neist veidi allapoole ja jäädvustaks kogu kogemuse altpoolt. Mehe jaoks, kellel oli 800 hüpet, oli see nii rutiinne, kui olla saab. Nii et Ivan astus lennukisse ja nagu plaanitud, kui lennuk tõusis 10 500 jala kõrgusele, hüppas Ivan esimesena. Hetked hiljem järgnes tandem ja Ivan jälgis neid täiuslikult. Ma ise ei langevarju hüppa, aga kui sina teed, anna kommentaarides teada. Aga hoida kaameranurka stabiilsena, ilma mingi võrdluspunktita, peab olema üks kõige raskemaid asju õhus. Kui paar, keda Ivan jälgis, jõudis soovitud kõrgusele, avasid instruktor ja õpilane oma langevarjud täpselt õigel hetkel ja triivisid eemale. Kõik oli läinud ideaalselt. Nüüd oli Ivani kord. Ta sirutas parema puusa juurde, et tõmmata päästiknööri, kuid midagi ei juhtunud. Sa näed hetke, kus tema vasak käsi ilmub kaadrisse. Hetkeks näib see peaaegu nagu tavaline kohendus. Aga siis liikumine muutub ja sellest saab midagi palju meeleheitlikumat. Tema käsi otsib, kobab, haarab tühjust. Kiirusel 100, 50 miili tunnis maa kiiresti lähenemas, sai Ivan Maguire aru, et tal ei ole langevarju seljas. Oma viimastel sekunditel kaob sujuv professionaalne kaameratöö. Kaadrid hakkavad jõuliselt rappuma ja muutuvad kaootiliseks valge ja pilvede häguks, kui Ivan meeleheitlikult oma selga katsub, otsides langevarju komplekti, mida seal ei ole. Vahetult enne, kui lint katkeb, tundus, et Ivan ütles oma kaamerasse need 2 sõna. Ei, siis saabus pimedus. Abi jõudis kiiresti kohale, kuid sellest polnud lihtsalt mingit kasu. Ivan suri kohe kokkupõrkel. Tema keha leiti 1,5 miili kauguselt lennuväljast metsasalgast. Lennuõnnetuse uurijad seisid võimatu küsimuse ees. Kuidas saab kogenud veteran lihtsalt oma langevari unustada? See on nagu teele minemine ja võtmete unustamine. See ei ole loogiline. Aga sa saad sellest aru alles siis, kui oled oma auto juurde jõudnud. Aga Ivan sai sellest liiga hilja aru. Kuidas see siis juhtuda sai? Südantlõhestav vastus leiti angaarist. Ivani langevari oli endiselt maas, puutumata.
Kiirustades oma kolmandale lennule sel päeval, pani ta selga rasked kaamerarakmed ja jooksis lennuki poole. Kuna kohmakas akupakk ja paksud rihmad olid tema õlgadel täpselt seal, kus tavaliselt oleks tema langevari. Tema keha tundis, nagu oleks tal varustus seljas. Kui sellele lisada veel äärmine väsimus, mida ta pidi tundma 2 samal päeval edukalt sooritatud hüppe järel, ongi tulemuseks surmav lõks. Selle juhtumi juures on kõige südantlõhestavam see, et keegi oli juba samal päeval Ivani elu päästnud. Sama päeva pärastlõunal oma teise hüppe ajal märkas kolleeg, et Ivan kõndis lennuki poole ilma langevarjuta. Ivan läks tagasi, võttis langevarju, sooritas hüppe ja maandus turvaliselt. Tema jaoks polnud see vahejuhtum isegi muretsemist väärt. Tegelikult oleks pidanud. Kuigi Ivani lugu on kurb, kuid lihtne näide enese hooletusest, on järgmised 5 lugu palju keerulisemad. Alustades sellest, mis juhtus Ohios 27. augustil 1967. See oleks pidanud olema eruhüpe. Mõned nädalad varem esines mees nimega Bob Carnes lennushaul oma isikliku North American B-25 lennukiga. Mitchell. Selline lennuk, mis lendas missioonidel üle Vaikse ookeani Saksamaale. Ajal, mil see polnud veel see sõbralik riik, mida me nüüd tunneme. Bob Carnesil oli kuidagi üks neist lennukitest oma isiklikus kollektsioonis ja tänutäheks langevarjurite kogukonnale nende toetuse eest tema lennusshow'l tegi ta pakkumise, millest ükski tõsine langevarjur Ohios poleks saanud mõistlikult keelduda. Tasuta hüpe teise maailmasõja pommitajalt, 20 000 jala kõrguselt. Pakkumine levis kogukonnas peaaegu kohe ja 27. augustiks oli umbes 30 osariigi kõige kogenumat langevarjurit jõudnud Ortneri lennuväljale Wakemanis, Ohios, et sellest osa võtta. Nii paljud inimesed võtsid pakkumisest osa, et alguses ei suutnud lennuk füüsiliselt õhku tõusta. Nad palusid vähem kogenud langevarjuritel kõrvale astuda. Ainult parimad pääsesid valituks. Ja ma tahan, et sa mõistaksid, kui tõsised need inimesed olid. 17 valitust, 18, kes hüppeks välja valiti, olid Ameerika Ühendriikide langevarju assotsiatsiooni liikmed. Paljudel neist oli kirjas üle 200 hüppe, mis teedki kõik järgneva nii hämmastavaks. Probleem algas Bob Carnesest endast ja see algas juba enne, kui lennuk üldse maast lahti tõusis. Tema navigatsiooniseadmetel oli kriitiline viga, mida ta polnud kunagi kellelegi avaldanud. Tema raadio- ja VOR-süsteem, mis on instrument, mis ütleb piloodile täpselt, kus ta asub, ei saanud samaaegselt töötada. Ta sai kas rääkida lennujuhtimiskeskusega või navigeerida, mitte mõlemad korraga. Tavalisel päeval oli see väike ebamugavus. Aga 27. augustil 1967 oli paks tihe pilvekiht katnud kogu Põhja-Ohio, varjates täielikult maa allpool. Tuba. 1967 aastal olid eeskirjad selgelt kirjas, et maandumistsooni peab olema võimalik visuaalselt tuvastada. Aga Bobil olid need 18 eliitlangevarjurid tagaosas ja ta tahtis, et hüpe toimuks. Nii et ta lülitas oma pardal oleva navigatsiooni välja, et rääkida Clevelandi lennujuhtimiskeskusega. Ta palus maapealsel radarikontrolleril juhendada tema B-25 pommitajat Ortneri lennuvälja dessantpiirkonna kohale. Samal ajal, kui Bob õhku tõusis, oli fotograaf nimega Ted Murphy õhku tõstnud väikese Cessna 180, et pildistada langevarjureid õhust. Ja just siin juhtus üks lennundusajaloo kõige ekstreemsemaid isikusamasuse eksitusi. Sest 1967 aastal oli tsiviilradar põhimõtteliselt lihtsalt helendav täpp ekraanil. Ühtegi silti ei näidanud lennuki suurust, tüüpi ega kõrgust. Hiiglaslik teise maailmasõja B-25 pommitaja ja väike Cessna 180 nägid radariekraanil välja täpselt ühesugused. Ja samal ajal Clevelandi radariruumis oli just toimunud vahetuse vahetus. Esmaane lennujuht, kes oli Carnesiga suhelnud, läks kohvipausile, jättes asendaja radarit jälgima. Kui teine lennujuht istus ja vaatas helendavaid täppe, keskendus ta ühele täpile, mida ta pidas Carneseks, ja hakkas juhiseid andma. Lennujuht rääkis raadios Bob Carnesiga, kuid jälgis ekraanil Ted Murphy Cessnat. Kuna Carnes lendas pilvedes täiesti pimedalt. Polnud tal muud valikut, kui usaldada ja järgida kõiki juhiseid, mida lennujuht talle kõrvaklappide kaudu andis. Ja kui see täpp, mida ta pidas Bobiks, oli lennujuhi ekraanil täpselt Ortoni lennuvälja langevarju alakohal, ütles ta Carnesile, et tee on vaba. Tal polnud aimugi, et see täpp, mida ta vaatas, oli Ted Murphy Cessna ja et Carnes.
ja tegelik B-25 pardal 18. Langevarjurit oli umbes 12 miili kaugusel Ortoni lennuväljast otse Iiri järve avatud vee kohal. Pea meeles, Bob lendas täiesti pimedas, nii et kui ta kuulis juhilt luba, andis ta langevarjuritele rohelise tule hüppeks. Hüpeülem avas ukse ja kuigi tollased reeglid keelasid langevarjuritel hüpata ilma maad visuaalselt kinnitamata, hüppasid nad siiski. Nende all hüppasid kõik 18 inimest. 20 000 jala kõrguselt tihedatesse pilvedesse, mis olid nii paksud, et neist polnud võimalik läbi näha ega teada, mis teisel pool ootab. Pikka aega olid nad täielikus vabalangemises, täielikus valges udus. Umbes 4000 jala kõrgusel tulid nad pilvede alt välja ja rohu ning maa asemel nägid nad vett. Paanika tekkis, sest 1967 aastal oli langevarja hüppamise varustus uskumatult raske. Sukeldujad kandsid paksusid kombinesoone, raskeid saapaid ning 40 naela lõuendist ja nailonist varustust. Selles seisundis vajuksid nad isegi siis, kui nad kokkupõrkes ellu jääksid kohe põhja. Neid oli pilve põhjast maale jõudmiseks umbes 30 sekundit. Mõtle, mida tähendab 30 sekundit, kui sa kukud lõppkiirusel. Ilma võimaluseta peatuda. Nad paiskusid suure hooga järve. Nende massiivsed, rasked langevarjukuplid vajusid neile peale ja langevarjud muutusid hetkega märgadeks võrkudeks, mis vedasid nad vee alla. Ümberkaudsed inimesed ei saanud alguses arugi, mida nad vaatavad. Järvel vaatasid paadisõitjad, nende seas 2 õemeest, Dean Phillips ja Richard Ralph, kes oli pühapäevasel väljasõidul üles ja nägid, kuidas väikesed siluetid kukkusid madalalt rippuvatest pilvedest alla. Alguses arvasid nad, et vaatavad, kuidas kajakaparv sukeldub vee poole. Teised arvasid, et see on lihtsalt prügi või praht, mida lennukist ebaseaduslikult alla visatakse. Alles siis, kui langevarjud avanesid ja tohutud langevarjukuplid hakkasid vette prantsatama, sai kohutav reaalsus selgeks. Paadimehed vajutasid gaasi põhja ja tormasid kokkupõrkealale appi. Kui nad jõudsid sinna, kuhu langevarjurid vette kukkusid, haarasid paadimehed meeleheitlikult sasipuntras nööridest ja üritasid rasked, läbimärjad hüppajad paaditekile tõmmata. Imekombel õnnestus Phillipsil ja Ralphil 2 hüppajat, Robert Coy ja Bernard Johnson, elusalt veest välja tõmmata. Nad üritasid kolmandat elustada, kuid ta ei jäänud ellu. Vaatamata nende kiiretele päästepüüdlustele ja teiste ümberkaudsete paadimeeste katsetele, vajusid langevarjurid sügavale vee alla ja jäid kättesaamatuks. Järgnenud otsing kestis 53 tundi. Rohkem kui 400 inimest saabus Huronisse, Ohiosse. Rannavalveüksused, sõjaväelennukid, üle 30 paadi ja päästepersonal kogu osariigist. Nad otsisid läbi iga tolli sellest rannikust. Oli juba liiga hilja. 16-18 langevarjurist uppus. Ainult 2 jäid piisavalt kauaks ellu, et nad veest välja tõmmata. Järgnenud uurimine oli intensiivne, põhjalik ja karm. Carnes leiti olevat süüdi selles, et ta laskis langevarjurid tahtlikult läbi tiheda pilvekihi ilma visuaalse kontaktita maapinnaga, mis on otsene föderaalsete eeskirjade rikkumine. Selle tulemusena võeti temalt jäädavalt õigus juhtida kommertslennukeid või vedada kunagi enam reisijaid. Lisaks elatise kaotamisele esitasid 16 ohvri perekonnad Carnese ja föderaalvalitsuse vastu ulatuslikud hooletu tapmise hagid. See katastroof hävitas tema ettevõtte rahaliselt igaveseks. Katastroof muutis igaveseks ka lennundusreegleid. Kuna need eliithüppajad uppusid oma varustuse tohutu kaalu all, kirjutas Ameerika langevarjuklubi oma ohutusprotokolli ümber, lisades kohustusliku nõude, et igaüks, kes sooritab hüppe 50 miili raadiuses veekogust, peab olema varustatud heaks kiidetud ujuv- ja ellujäämisvarustusega. See ohutusprotokoll on kahtlemata päästnud palju elusid, mis pole kunagi sellesse kanalisse jõudnud. Kahjuks maksis selle vajalikkuse tõestamine aga 16 elu. Siiani on iga katastroof olnud soovimatu tragöödia. Keegi ei tahtnud, et keegi sureks. Kuid 2003. aastal Inglismaal keegi siiski tahtis. Stephen Hilder oli 20-aastane ohvitseri kadett Suurbritannia Kaitseakadeemia koosseisu kuuluvas kuninglikus sõjateaduste kolledžis. Ta oli olnud sõjaväelisel rajal juba aastaid, olles lõpetanud oma A-taseme eksameid Welbecki kolledžis, mis on armee eliitgümnaasium.
Pärast lühikest ja ebaõnnestunud perioodi Bristol ülikoolis siirdus Steven Shrewsbury'sse juhtimist ja logistikat õppima ning töötas selle nimel, et saada armee ohvitseriks. Enamiku hinnangul oli ta distsiplineeritud, nutikas ja ambitsioonikas noormees. Kuid Stefanil oli sõjaväelise väljaõppe kõrval ka teine elu, mis haaras teda nii tugevalt, et isegi tema lähimatel sõpradel oli seda raske täielikult seletada. Ta oli hakanud tegelema langevarjuhüpete ja vaid 2 aastaga oli ta teinud üle 200 hüppe. Võrduseks, enamik harrastuslangevarjureid jõuab selle armuni alles aastate jooksul. Tema sõbrad ütlesid, et see polnud lihtsalt asi, mis talle meeldis. See oli midagi, mida ta vajas. 2003 aasta suveks võistles Steven 3-liikmelise formatsioon langevarjumeeskonna Black Rain koosseisus, koos oma kaasohvitseride kadettide Adrian Blairi ja David Masoniga. See oli spetsialiseeritud distsipliinis, mida nimetatakse vabalennuks. Vabalend ei ole tavaline kõhuli langevarjuhüpe. See on sisuliselt õhuakrobaatika 1000 jalgade kõrgusel taevas. Hüppajad langevad pea ees, jalad ees või istuvas asendis, sooritades keerukaid koreografeeritud kujundeid, kukkudes kiirusega 150 miili tunnis. See nõuab tohutut keskendumist, kehatunnetust ja palju julgust. Nemad 3 osalesid sel aastal Briti üliõpilaslangevarjuliidu meistrivõistlustel, mis oli nädalapikkune võistlus Lincolnshire'is Habblestow lennuväljal. 2003. aasta 4. juuli oli võistluspäev ja umbes kell 14.45 Steven ja tema 2 meeskonnakaaslast astusid hüppelennukisse ja alustasid aeglast tõusu 13 000 jala kõrgusele. Tänu teisele langevarjurile, kes hüpet filmis, teame täpselt, milline meeleolu valitses kabiinis. Kaamera ees nääratas Steven, viskas sõpradega nalja ja näitas pöialt. Ta nägi välja täpselt nagu noormees, kes on valmis võistlema spordialal, mida ta armastas. Kui tuli muutus roheliseks, hüppasid 3 meest taevasse ja hüpe oli lihtsalt veatu. Meeskond oli täielikult keskendunud. Nad sooritasid 19 täiuslikult ajastatud õpikunäidet akrobaatilist manöövrit ja 4000 jala kõrgusel lõppes kava. Meeskond lagunes laiali, eemaldudes üksteisest, et luua ohutu vahemaa langevarjude avamiseks. Steveni 2 meeskonnakaaslast sirutasid käe taha, viskasid välja oma pilootvarjud ja neid tõmmati hetkega ülespoole, kui nende põhikuppolid avanesid. Nad vaatasid kõrvale, oodates, et Steveni varjukuppel avaneb kohe nende kõrval. Selle asemel jätkas ta kukkumist. Steven sirutas käe põhivarju avamiskäe pideme poole, kuid midagi ei juhtunud. Koheselt oma sõjaväelisele väljaõppele ja lihasmälule toetudes läks ta otse hädaolukorra protokolli juurde. Ta haaras oma varuvarju järele. Jälle ei juhtunud midagi. Tal polnud muud teha, kui abitult vaadata, kuidas ta kukkus ja tabas maad lähedal asuval maisipõllul kiirusega 120 miili tunnis. Ta suri koheselt. Kui meedikud ja langevarjuala ametnikud ta keha kõrgete maisitaimede vahelt välja tõid, arvasid nad, et tegemist on üliharuldase tragöödiaga, kus nii põhi- kui ka varusüsteemid ebaõnnestusid samaaegselt. Aga kui nad tema varustust väga hoolikalt uurisid, ei olnud nähtu kuidagi loogiline. Vaata, iga langevarjur hüppab 2 langevarjuga. Üks on põhilangevari ja teine on varulangevari. Iga langevari on sinu kehale kinnitatud tugeva, vastupidava kangast rihmadega rakmete külge. Kui sa tõmbad lahti tõmbamiskäepidet, siis need rihmad kannavad jõu, mis tekib langevarju avanemisel sinu kohal, sinu kehale ja aeglustavad sind. Need on sisuliselt ainus asi, mis sind ja maapinnale jõuliselt paiskumist lahutab. Kui need rihmad on kuidagi saboteeritud, ei ole vahet, kui ideaalselt sinu langevari avaneb. See lihtsalt eraldub ja hõljub sinust kõrgemal minema, samal ajal kui sina kukud edasi. Just täpselt seda oligi tehtud Steveni varustusega. Mõlema, nii põhi- kui ka varulangevari rihmad olid läbi lõigatud, nagu uurijad hiljem kindlaks tegid, terava esemega. Ja lõiked polnud juhuslikud ega kohmakad. Kes iganes seda tegi, mõistis täpselt, mida ta lõikas ja miks. Humberside'i politsei kirjeldas seda kui eksperdi tasemel sekkumist. Ben Muria nimetas seda ainulaadseks Briti kuritegeluse ajaloos. Keegi oli edukalt toime pannud õhus mõrva riiklikel meistrivõistlustel. Humberside'i politsei alustas kohe ulatuslikku mõrva uurimist, kuid see polnud film, kus politsei kohe väravad sulgeb ja mõrvari kinni püüab. See oli aeglane, piinarikas, üleriigiline inimjaht. Detektiivid pidid üles otsima ja üle kuulama 1000 inimesed, kes olid nädal aega kestnud festivalil viibinud.
Nad otsisid armukadedatest rivaale, salajasi vaenlasi või kedagi, kellel oli noore kadeti vastu vimma. Nad ei leidnud midagi enne 3 kuu möödumist, oktoobris 2003. Siis tegid politseinikud käigu, mis šokeeris kõiki. Nad otsustasid vaadata sinna, kus see juhtus. Nad arreteerisid ja üle kuulasid Stevensi 2 meeskonnakaaslast. Need samad noormehed, kes koos temaga lennukist välja hüppasid. Ning ka 3. nimetamata isiku. Reetmin tundus peaaegu kujuteldamatu, eriti kuna vaid mõned nädalad varem olid need 2 sõpra olnud Stepheni matustel kirstukandjad, kandes tema kirstu mööda vahekäiku. Ja ometi istusid nad nüüd politsei ülekuulamisruumis. Mis puudutab 3. meest, siis keegi pole kunagi selgitanud, kes ta oli või miks ta arreteeriti. Briti meedia sattus täielikku pöördesse. Nad punusid metsikuid teooriaid kibedast armukadedusest, sõjalisest rivaalitsemisest ja keerulistest armukolmurkadest seoses selle geniaalse külmaverelise mõrvaga, mille panid toime tema kõige lähedasemad sõbrad. Kõik, mis jäi, oli füüsiline tõend, et juhtum lõplikult lahendada. Aga sa tead, et kuriteo tõde peitub harva meediatsirkuses. See peitub vaiksetes mikroskoopilistes kohtuekspertiisi andmetes. Ja kui kohtuekspertiisi aruanded lõpuks laborist tagasi jõudsid, pöörasid need kogu mõrva uurimise pea peale. Sest kui kohtuekspertiisi labor võttis läbilõigatud nailonist langevarjurihmadelt proove, otsisid nad tapja DNA-d. Nad ootasid, et leiavad higi, naharakke või vedelikku sellelt, kes oli jõhkrat läbi paksu materjali lõiganud. Selle asemel leidsid nad ainult Stephen Hilderi DNA. Politsei oli samuti läbi otsinud Stephen Hilderi auto, mis oli terve nädala langevarjuala parklas seisnud. Pagasiruumist leidsid nad kääride paari ning kui nad need mikroskoobi alla panid, näitas kohtuekspertiis. Mikroskoopilised nailonkiud, mis olid jäänud kääride teradele, vastasid täpselt tema langevari rakmete lõigatud rihmadele. Füüsilised tõendid viitasid mõeldamatule järeldusele. Stephen Hilder oli ise oma päästevahendid saboteerinud. Kui uurijad süvenesid tema eraellu, hakkasid ilmema ka teised häirivad faktid. Naeratava ja lõdvestunud langevarjurina lennukis oli Steven tegelikult noormees, kes oli salaja oma eluga põhja vajumas. Steven oli kogunud üle 17 000 naela võlgu, peamiselt selleks, et rahastada oma kallist langevarjuhullust. Tema pikaajaline suhe oma tüdruksõbraga oli lõppemas. Ta oli tohutu surve all oma prestiižikas sõjaväeakadeemias ja ta uskus ekslikult, et oli just läbi kukkunud oma ranged lõpueksamid. Uurimise käigus meenutas üks sõber õõvastavat juhuslikku kommentaari, mille Stephen oli mitu kuud varem teinud. Ta oli öelnud, et kui ta kunagi vajab väljapääsu oma elust, siis ta ei teeks seda vaikselt. Ta teeks midagi hämmastavat, hüpates lennukist välja. Seistes silmitsi selle tohutu füüsilise ja psühholoogilise tõendite hulgaga, muutis Humberside'i politsei oma seisukohta. Nad vabastasid ametlikult tema 2 meeskonnakaaslast, lõpetasid mõrva uurimise ja kuulutasid juhtumi suurejooneliseks, hoolikalt lavastatud eneselahkumiseks. Kuid Ühendkuningriigis ei ole juhtum kunagi tõeliselt lõpetatud, enne kui see jõuab kohtuarstini. Ja selle juhtumi kohtuarst, mees nimega Stuart Atkinson, ei uskunud politsei juttu. Ta tõi välja nende teoorias tohutud ja silmatorkavad vastuolud. Jah, käärid leiti Steveni autost, kuid auto oli terve nädala lukustamata ja võtmed olid süütelukus. Igaüks sellel lennuväljal oleks võinud tema kääre kasutada, rihmad läbi lõigata ja need tagasi pagasiruumi visata. Ja tema sõnul ei tähendanud midagi see, et Steveni DNA oli ainus profiil, mis kääridet leiti. Tapja, kes kannab kindaid, ei jätaks niikuinii DNA-d. Kellegi teise DNA puudumine ei tähenda, et keegi teine seal ei olnud. Ja kiudude jäljed, mis leiti Steveni riietelt, võisid tema riietele sattuda juba enne, kui ta hommikul kombinesooni selga pani. Langevarjupakist. Aga kõige suurem vastuolu Stewardi jaoks oli hüppe ise. Steven oli sellel viimase hüppel kaamerasse filmitud, nägi välja rõõmus ja elevil, võttis lennukist hüpates silmsvidet oma meeskonnakaaslastega. Kui ta oleks maa peal oma rihmad läbi lõiganud, oleks ta lennukist välja astudes teadnud, et on surnud mees. Miks peaks mees, kes teab, et ta kohe sureb, sooritama koos sõpradega 19 veatut ja väga tehnilist akrobaatilist manöövrit? Miks naeratada? Ja mis veelgi olulisem, miks ta 4000 jala kõrgusel tõmbas oma põhilangevarju käepidet? Ja kui see ei avanenud, miks ta kohe varulangevarju järele haaras? Miks läbida see hirmutav, paaniline lihasmälu, et oma elu päästa,
kui sa juba tead, et lõikad ise oma rihmad läbi. see kõik lihtsalt ei klappinud kohtuarst Stuart Atkinsonile. Nii et 25. märtsil 2005 andis Stuart Atkinson avatud otsuse, kirjeldades Stephen Hilleri surma kui ainulaadset ja salapärast. Briti õigussüsteemis tähendab avatud otsus täpselt seda, mida see ütleb. Me ei tea, me ei saa öelda. Siiani on see täiesti lahendamata mõistlatus ja kedagi pole kunagi süüdistatud. Kuigi Steveni juhtum on selle nimekirja kõige süngem mõistatus, on meie järgmine lugu kõige südantlõhestavam. See viib meid 1981 aasta 5. detsembri õhtul Honolulusse, Hawaiile ja algab õhtuga, mis oleks pidanud olema üks aasta kõige põnevamaid. Aga kõigepealt peaksite teadma, et iga kuu teen ma ühe video ainult Patreoni jaoks. Hoiatused olid olemas. Seda te mujal ei näe. Kui see on sinu teema, siis lingid on kirjelduses. Byron Black oli 50-aastane langevarjuhüppe legend Hawaiil. Ta asutas Jump Hawaii 1976 aastal ja oli aastate jooksul sellest üles ehitanud ühe kõige tuntuma langevarjutiimi saartel. Nad olid tuntud oma suurejooneliste etteastete poolest Aloha staadionil, kus nad hüppasid langevarjuga väljakule enne Hawaii ülikooli jalgpallimänge, samal ajal kui tuhanded fännid vaatasid tribüünidelt. 1981 aasta detsembriks olid nad seda juba 2 korda samal aastal teinud ilma ühegi vahejuhtumita. 5. detsember pidi olema 3. kord. Hawaii ülikool võõrustas Lõuna-Carolina ülikooli ja Jump Hawaii oli palgatud tegema mängueelse etteaste. Byron kogus kokku oma 11 kogenud langevarjurist koosneva meeskonna. 12 inimese peale selles lennukis oli neil kokku üle 10 000 hüppe. Byron võttis kaasa ka 2 oma poega. 20-aastane Danny pidi juhtima lennukit. Kahemootoriline Beechcraft C-45. 25-aastane Bobby pidi koos meeskonnaga hüppama. C-45 on ilus, usaldusväärne, vana lennuk, kuid see ei andesta, kui eirata kaalu ja tasakaalu seadusi. Ja enne kui see konkreetne lennuk tol hommikul üldse rajalt startis, oli juba tehtud tõsine, kuid nähtamatu arvutusviga. Kui sa lennukit laadid, pead hoolikalt arvutama selle raskuskeskme, sest lennus olev lennuk on nagu kiik, mis on tiibade peal täiuslikult tasakaalus. Kui sa paned liiga palju raskust taha, muutub lennuk ohtlikult sabaraskeks. Sabaraske lennuk kaotab oma aerodünaamilise stabiilsuse. Nina tahab pidevalt ülespoole tõusta, mis tekitab tohutut õhutakistust. Kui nina läheb liiga kõrgele, lõpetavad tiivad tõstejõu tekitamise. Lennuk kaotab tõstejõu ja on väga lihtne sattuda järsku pöörisesse, millest on peaaegu võimatu välja tulla. Sel päeval oli kabiini tagaossa surutud 11 täiskasvanud langevarjurit koos raske varustusega ning Beechcraft oli koormatud lausa 10 tolli lubatud tagumisest raskuskeskme piirist tagapool. Lennunduses võib isegi 1 tolline erinevus oluliselt muuta seda, kuidas lennuk käitub. 10 tolli võrra tasakaalust väljas olemine tähendas, et see lennuk oli lendav surmalõks, mis ootas vaid, et piloot teeks vale liigutuse. Aga lennuk startis Dillinghami lennuväljad probleemideta ja hakkas staadioni suunas kõrgust võtma. Kuid Honolulule olid peale tulnud paksud pilved ja tugev tuul, nii et langevarjurid ei näinud maad. Ja erinevalt Iiri järve rahvast pidas see meeskond protokollist kinni. Hüppe jäeti ära ja Danny Black pööras lennuki ringi. See, mis järgmistel minutitel juhtus, oli midagi, mida maapealsed pealtnägijad suutsid vaevu täpselt kirjeldada. Mereväelase abikaasa nimega June Burkhart sõi koos oma mehega lähedal asuvas restoranis õhtust, kui ta aknast välja vaatas. Ta ütles, et lennuk pöörles ja tiirutas suurtes ringides. Alguses arvas ta tõsimeeli, et tegemist on akrobaatilise etteastega. Kui Danny Black, piloot, pööras lennuki USS Arizona Memoriali lähedal, paljastas surmalõks, millega ta oli lennanud end lõpuks. Kui lennuk pöörab, peab nina veidi allapoole vajuma ja kiirus peab püsima kõrgel. See on ainus viis, kuidas tiivad suudavad tekitada piisavalt tõstejõudu, et lennuk õhus püsiks. Aga selle lennuki saba oli ohutust piirist palju raskem. Hetkel, kui Danny pöörama hakkas kogu see tagaosa raskus tema vastu töötama. Kujuta ette, et üritad haamrit varre otsast keerutada. Raske ots tahab juhtimise enda kätte võtta. Lennukis tähendab see seda, et saba tõmbab taha. Nina tõuseb üles, tiivad kaotavad oma nurga ja kogu lennuk läheb hetkega vägivaldsesse taastamatusse lamespinni.
Salongis oli see täielik õudusunenägu. Kui lennuk niimoodi kontrolli alt väljub ja pöörlema hakkab, tekib tugev tsentrifugaaljõud. Kui oled kunagi olnud mänguväljaku karussellil, mis pöörleb liiga kiiresti, siis tead seda hirmutavat tunnet, kui sind surutakse väljapoole ja sa ei suuda end kuidagi tagasi keskpunkti tõmmata. Nüüd kujuta ette seda sama jõudu, aga kordades tugevamana, kui sa oled metalltorus, mis kukub taevast alla. 11 langevarjurit, keda rasked varustused koormasid, suruti hetkega nähtamatu, purustava jõuga vastu seinu ja põrandat. Nad ei suutnud püsti tõusta ega roomata. Nad olid pöörlemise füüsika tõttu täielikult lõksus. Eespool surus 20-aastane Danny mootorid viimse piirini, lükkas meeleheitlikult juhtkangi ettepoole, et nina alla suunata ja uuesti lennata. Kuna kõik need kehad olid abitult lennuki tagaosas kinni, jäi saba liiga raskeks. Lennujuhtimisseadmed olid sisuliselt kasutud. Kõige lähemal lahtisele hüppeuksele istus 34-aastane langevarjur nimega Mike Sammons. Ta oli valmistunud olema sel ööl esimene hüppaja staadioni kohal, mis tähendas, et ta oli juba väljumise juures positsioonil. Kui lennuk tema ümber pöörles ja värises, tegi ta otsuse, mida iga tema kehainstinkt tõenäoliselt temalt nõudis. Ta viskus välja. Nähes teda välja hüppamas, üritasid 13 hüppajat meeleheitlikult talle järgneda. Kuid pöörlevast lennukist välja hüppamine on uskumatult ohtlik. Kui Mike uksest välja tõukas, lõi Beechcrafti pöörlev sabaosa ringi ja lõi otse tema jalga, purustades selle täielikult. Vaatamata pimestavale valule ja pöörlevale vabalangemisele tugines Mike puhtalt lihasmälule. Ta reidis oma käepideme, tõmbas langevarju nööri ja kuppel avanes. Vaid mõni sekund hiljem prantsatas ta Pearl Harbori vette. Mike pääses eluga. Kahjuks said langevarjurid, kes üritasid talle järgneda, lihtsalt taevas otsa. Nende langevarjudel polnud piisavalt aega täielikult avaneda ja nad paiskusid vastu maad. Beechcraft tabas riffi 250 jardi kaugusel USS Arizona Memorialist ja paiskus kokkupõrkel L-kujuliseks. Ainus osa, mis vee kohal veel näha oli saba. Hoolimata oma purustatud jalast vabastas Mike Sammons end raskest varustusest, võitles end pinnale ja üritas meeleheitlikult uppuva vraki poole ujuda, et oma sõpru päästa. Kuid kokkupõrge oli olnud liiga ränk. Kõik 11 lennukis viibinud inimest, sealhulgas legendaarne Byron Black ja tema 2 noort poega, hukkusid õnnetuses. Ametlik uurimine leidis täpselt seda, mida kaalu ja tasakaalu näitajad olid juba öelnud kõigile, kes oleksid vaevunud kontrollima. Piloot ei suutnud pöörde ajal säilitada lennukiirust. Lennuk oli koormatud 10 tolli lubatud tagumisest raskuskeskme piirist tahapoole. Danny Black oli 20-aastane, ei olnud veel päris kvalifitseeritud selle lennuki juhtimiseks ning ei olnud teinud piisavat lennueelseid ettevalmistusi. See laastav tragöödia, mis hävitas ühe pärastlõunaga Hawaii langevarjurite kogukonna tuumiku. Ja see jääb karmiks meeldetuletuseks, et ükskõik kui palju tuhandeid edukaid hüppeid sul ka poleks, sa ei suuda kunagi ületada halvasti koormatud lennukit. Erinevalt kõigest, millest me seni oleme rääkinud, ei juhtunud järgmine lugu vale arvutuse vea ega ootamatu tehnilise rikke tõttu. See juhtus fotode tõttu. Lubage ma selgitan. Dubnica Air oli langevarjuhüpete ettevõte, mis tegutses Lääne-Slovakkias Červeni Kameni lennuväljal. 2015 aasta augustis valmistusid nad 23. augustiks planeeritud õhuetenduseks ja olid korraldanud proovilennu 3 päeva varem, et harjutada oma sünkroonset etteastet. Plaani kohaselt pidid 2 identset LL-410 turbopropellermootoriga lennukit koos õhku tõusma, tihedas formatsioonis tõusma ja langevarjurid samaaegselt välja laskma. Puhas, täpne, professionaalne. Kui sa ei ole formatsioonlennuga tuttav, siis reeglid on lihtsad ja kohustuslikud. Kui 2 lennukit lendavad tihedas formatsioonis, on igal piloodil üks ülesanne, mis on üle kõige muu. Teadma täpselt, kus teine lennuk igal hetkel asub. Eriti oluline on, et tagalendaval lennukil on kindel positsioon, mida ta peab hoidma juhtlennuki taga ja all. Ning ta ei tohi mitte mingil juhul sellest positsioonist kõrvale kalduda. 2 lennuki vahemaa mõõdetakse jalgades, mitte miilides. Üks hetk tähelepanematust ja tagajärjed on katastroofilised. Igas lennukis oli 17 langevarjurit ja 2 pilooti. See teed kokku 38 inimest mõlemas lennukis õhus.
Kui 2 lennukit tol augustikuu 20. hommikul tõusid 5000 jala kõrgusele, kadus eksimisruum täielikult. 2 lennukit põrkasid kokku just siis, kui langevarjurid kabiinide tagaosas tegid oma viimaseid varustuse kontrolle. Kokkupõrge oli katastroofiline. Kui lennukid õhus kokku põrkuvad, ei põrka nad lihtsalt üksteisest eemale. Teravad propellerid lõikavad alumiiniumkere läbi nagu paberi. Tiivad rebitakse küljest. Sabaussad purustatakse. Mõlemad lennukid kaotasid hetkega lennuvõime. Peaaegu igas muus kommerts- või eralennunduse olukorras oleks kokkupõrge õhus. 5000 jala kõrgusel. 100% surmaga lõppev sündmus. Aga nende lennukite tagaosas olnud reisijad olid 38 eliitlangevarjurit ja neil olid juba langevarjud seljas. Mis edasi juhtus, oli meeleheitlik. Murdosa sekundiga toimuv võitlus ellujäämise nimel füüsika karmide seaduste vastu. Kui lennuk kaotab oma tiivad ja saba, kukub see kontrollimatult alla, tekitades tohutuid ja desorienteerivaid G-jõude. Nendel langevarjuritel, kes olid neis pöörlevates rusudes, oli reageerimiseks vaid mõni sekund. Võidedes kaose, purustava gravitatsiooni ja lendleva rusuga, rabelesid nad meeleheitlikult avatud hüppeuste poole ning viskusid taevasse, põigeldes langevate lennukiosade eest, kui nad oma varjud avasid. Imekombel õnnestus 31 langevarjuril langevatest rusudest pääseda ja turvaliselt maapinnale maanduda. Kuid mitte kõik ei jõudnud õigel ajal välja. Tugevad G-jõud ja purustatud kortsusmetall lõksustasid 3 langevarjurit lennuki kere sisse. Peale selle olid mõlema lennuki piloodid kokpitidesse kinnitatud. Neil polnud aega ega ruumi põgeneda. Mõlemad lennukid paiskusid maapinnale ja kõik 4 pilooti ning 3 lõksu jäänud langevarjurit hukkusid õnnetuses. Kui Slovakkia lennuameti uurijad uurisid rususid, et välja selgitada, miks need 2 lennukit selge suvepäeva ajal kokku põrkasid, leidsid nad midagi nii uskumatut, et ma ausalt arvasin, et mu silmad petavad mind, kui ma seda esimest korda lugesin. Lennuki juhtimine tihedas formatsioonis nõuab täielikku pilgutamata keskendumist. Üks ainus sekund tähelepanematust tähendab surma. Ometi näitas ametlik raport, et kokkupõrke hetkel oli tagaoleva lennuki kapten aktiivselt oma telefoniga hõivatud, tehes pilte ees liikuvast lennukist läbi oma kokpiti akna. Seda tehes triivis tema lennuk aeglaselt ettepoole ja ülespoole, kuni see oli samal kõrgusel lennukiga, mida ta pidi jälgima. Kui kumbki piloot lõpuks aru sai, mis toimub, polnud enam aega reageerida. Ma ei tea, miks ta arvas, et see on vastuvõetav. Sa ei tohiks isegi sõidu ajal sõnumeid saata, rääkimata piltide tegemisest lennuki juhtimise ajal. Mul pole aimugi, mis tal mõttes oli, kui ta selle telefoni akna poole suunas. Aga ma tean, et sel hommikul usaldasid 38 inimest oma elu tema hoolde. Ja 7 neist ei jõudnud koju, sest ta tahtis pilti teha. Kõik selle nimekirja katastroofid on seni taandunud saatuslikule inimlikule eksimusele otsustaval hetkel. Aga inimkonna ajaloo kõige surmavam langevarjuõnnetus ei olnud põhjustatud õhus tehtud veast. Selle põhjustas mustus. 11. septembril 1982 oli Lääne-Saksamaa Mannheimis käimas suur pidustus. Linnale anti ametlikud linnaõigused täpselt 375 aastat varem ning kohalik omavalitsus oli selle tähistamiseks korraldanud nädalapikkused pidustused. Toimusid kontserdid, näitused ja 11. septembri hommikul peeti Mannheimi linnalennujaamas suurejooneline lennushow, mida tuli vaatama tuhandeid inimesi. Selle lennushow keskpunktiks pidi olema midagi, mida keegi polnud varem näinud. Rahvusvaheline langevarjurite meeskond, kuhu kuulus 23 prantslast, 9 waleslast, 6 sakslast ja 8 ameeriklast, pidi püüdma Guinessi rekordit. Maailmarekordid suurima vabalangemises moodustatud ringi eest, mis inimkonna ajaloos kunagi kokku on pandud. Selle õnnestumiseks pidid nad kõik korraga lennukist välja hüppama. Õhus 150 miili tunnis kiirusega, langevarjuga kukkudes kätest kinni võtma ja moodustama hiiglasliku ringi ning hoidma seda moodustist piisavalt kaua, et see ametlikult kinnitataks. Kõigi nende langevarjurite kõrgusele viimiseks palus linn Ameerika sõjaväebaasilt Mannheimis 2 USA armee CH-47 Chinook helikopterit. Chinook on tohutu 2-ruutoriga transpordihelikopter. See on tugevalt soomustatud, keerukalt konstrueeritud ja loodud ellu jääma aktiivsetes sõjatsoonides. Mõlemad helikopterid saabusid sel hommikul õigel ajal ja siis, mingil hetkel enne õhkutõusu,
tegi keegi otsuse. Keegi pole kunagi täielikult selgitanud, kes selle otsuse tegi või miks. Aga selle asemel, et langevarjurid mõlema helikopteri vahel ära jagada nagu plaanitud, pandi kogu meeskond ainult ühte. Selleks ajaks, kui selle ühe Chinooki uksed sulgusid, seal oli 38 langevarjurit, 5-liikmeline Ameerika meeskond ja 2 ajakirjanikku American Forces Networkist, kes olid kuulnud rekordikatsest ning hüppasid viimasel hetkel pardale, et lugu kajastada. Kokku 46 inimest. Kõigile ei jätkunud istekohti, nii et 11 inimest pidid seisma. Umbes kell 12:30 päeval tõusis Chinook õhku. Mitmed kuuma õhupallid olid juba õhku lastud ja triivisid rahulikult lennuvälja kohal. Samal ajal kui tuhanded pealtvaatajad ootasid langevarjurite hüpet. Rahvas oli heas tujus, kuid kogu see rõõm lõppes järsult, kui maapinnal viibijad kuulsid äkitselt katastroofilist, kriipivat karjet üle taeva kajamas. Et mõista, mis toimus selle helikopteri sees, pead sa aru saama ühest põhilisest asjast, kuidas Chinook töötab. Chinook helikopteril on 2 hiiglaslikku rootorit, üks ees ja teine taga. Erinevalt tavalisest helikopterist pöörlevad mõlemad need rootorid vastassuundades ja nende labad liiguvad tegelikult läbi sama õhuruumi. Ainus põhjus, miks need kunagi kokku ei põrka, on see, et nende liikumine on täpselt sünkroniseeritud, nagu 2 inimest pöördukses, kes ei põrku kunagi kokku, sest nad teavad alati täpselt, millal astuda. Seda ajastust juhib üks käigukast ja see käigukast, nagu iga teinegi mootori osa, peab olema pidevalt õliga määritud, et vältida ülekuumenemist. Väikesed piustid ülekandesüsteemis pritsivad pidevalt õli liikuvatele osadele. Iga sekund, mil helikopter on õhus. Võrdle seda oma auto hammasrihmaga. Nii kaua kui kast pöörleb, on labad ideaalselt ajastatud, et nad mööduksid üksteisest vaid mõne tolli kauguselt. Kui see katki läheb, siis see on iga piloodi kõige hullem õudusunenägu. Ja Mannheimis 11. septembril 1982 sai see õudusunenägu teoks. Käigukaast läks ootamatu triki ja 2 massiivse raske rootori labad põrkasid hetkega üksteisega kokku 100 miilide tunnikiirusel. Kokkupõrke tohutu jõud murdis mõlemad rootorid otse õhus pooleks. Kopter kukkus taevast alla nagu kivi, paiskudes otse all oleva A656 kiirtee peale. Kuna nad olid rootorite kokkupõrke hetkel vaid 800 jala kõrgusel, polnud absoluutselt aega reageerida. Kõik pardal olnud 46 inimest hukkusid. See oli kujuteldamatu tragöödia. Sõjavägi peatas koheselt kogu oma Chinookide lennukipargi tegevuse, kartes suurt konstruktsiooni viga. Uurijad lammutasid rusud tükkhaaval lahti, püüdes välja selgitada, kuidas maailma vastupidavaim ja kõige tugevamalt konstrueeritud transpordihelikopter võis selgel päikesepaistelisel päeval järsku iseend tükkideks rebida. Nad ei leidnud raketitabamuse jälgi, nad ei leidnud linnuga kokkupõrke jälgi. Põhjuseks oli tükk mustust. Ja tilluke tükk mustust. Rutiinse hoolduse käigus enne helikopteri lendu kasutasid mehaanikud purustatud Kreeka pähkli kesti, et liivapritsiga puhastada helikopteri transmissiooni osi. See on tavaline ja õrn viis rasketehnika puhastamiseks. Kuid mehaanikud tegid mikroskoopilise vea. Nad ei suutnud kogu tolmu välja puhuda ning need Kreeka pähkli osakesed, mis välja ei saanud, jäid transmissiooni sisse ja hakkasid aeglaselt koos määrdega tükki minema. Kui kopter 11. septembri hommikul õhku tõusis, surusid need tükki läinud osakesed end läbi õlitorude ja ummistasid ühe õlitustüüsi. Kuna määrdejoa ava oli ummistunud, ei saanud käigukaste endale õli, et jahtuda. See hakkas üle kuumenema, kiilus kinni ja oligi kõik. 46 elu kaotati millegi nii tühise tõttu, mille peale sa ilmselt isegi ei mõtleks. Aga õhus on eksimisruum halastamatult väike. Mannheimi linnapea Wilhelm Warnholt tühistas kõik ülejäänud aastapäeva pidustused. Mannheimi linna lennujaama sissepääsu juurde püstitati kivist mälestusmärk. Kõigi 46 ohvri nimed on graveeritud selle jalamil olevale tahvlile. Ja igal aastal 11. septembril kogunevad pered selle mälestusmärgi juurde, et meenutada sündmust, mis algas maailmarekordi püstitamise katsena ja lõppes sellega, et 46 inimest hukkus maanteel, sest keegi ei loputanud käigukasti korralikult. 6 katastroofi. Ükski neist polnud vältimatu. Kõik olid täielikult välditavad ja mitte ükski neist ohvritest ei astunud lennukile selleks, et surra.
Nad usaldasid oma varustust, nad usaldasid oma meeskondi ja nad ootasid, et tulevad koju tagasi. Aga mees meie järgmises videos teadis täpselt, milles seda end segas. Ta oli 58-aastane hulljulge, kes ehitas endale algelise puust tünni, lukustas end sinna sisse koos 100 naela kaaluva rauast alasiiaga, et end paigal hoida, ja viskas end vabatahtlikult Niagara joa möörgavast 167 jala kõrgusest langusest alla. Sa ei usu, mis edasi juhtus.